ära jäetud. Hakkab vaikselt looma. Tegelikult tahakski ära jää peale saada juba. Viimase ajal on olnud kogu aeg niimoodi, et kui on vaba päev, siis on suur tuul. Olen tahtnud ikka sinna Peipsi peale minna, aga ei ole õnnestunud. Suure tuulega ei saa minna. Pühapäeval oli tegelikult tuulevaikne ilm, aga ma olin just siis tööpäeva lõpetanud hommikul ja magasin, kuna ma olin öösel tööl, hommikul lõpetasin, siis ma oleks jõudnud alles kella 9 järve peale ja see on mõttetun. Päevad on juba lühikesed ja kell 4 on enam-vähem hakkab pimedaks minema, et siis jõuad sinna, sõida teistpidi tagasi. Täna on siis selline plaan. Lähen siit Ulila sadamast peale, ehk siis Elva jõgi. Ja sõidan siit sinna Emajõe suudmesse. Ja proovin eelkõike ahvenat püüda. Mul on muidugi augi asjad ka kaasas. Tegelikult tahaks ahvenat. Ja siis tagasi tulles ka proovin midagi saada. Siin on 4,4. Hommikul vaatasin just, et ilus, päike paistab. Sajab. Siin sajab veel vähem, mis seal vahepeal saades korralikult. Nii. Alustan Jõhvi õngega. On siin mingi Dropsopti rakendus on peal. Ja siis ma vahetan Nordestiga ära mingi pööle vastu vahepeal vastu. Okei, ma teen nüüd niimoodi, et panen väiksemad landid otsa ja trollin mööda Elva jõge tagasi poole. Äkki hüppab otsa midagi. Ja siis vaatame, mis selle Dropsopi ja muu pasaga saab. Selline väike ahvenalant läheb ühele õngele ja teisele. No ma ei tea. Peaks ikka ühe haugilandi ka lohisema panema. Esimesed 10 minutit on olnud ikka täielik vaikus. Kajalood mingid üksikuid väikseid kalu on näidanud. Vast on mõni koht, kus on midagi. Üks väga vana lant mul. See eelis on see, et see ei lähe üldse sügavale.
ja siin on vahepeal nii madalad kohad, et läheb kohe heina täis. On kala või ei ole? Ei põõsasse kinni. Esimene kala. Uskumatu. Ma mõtlesin, et see lant küll ei tööta siin. Tuleb. Ja mis? Ninast kinni. Togimas käinud seda lanti. Koos mudaga. Nii palju mõõtu on 40 ja 50 senti. Natuke vähem. On pikk, aga siuke peenike. Ussid peal. Alles tujub. No see väike lant kipub ka ikka heina täis minema. Midagi ägedamat see pole. Teeks mõned visked pöörlevaga. Okei. Ei taha võtta. Mul meeldib ikkagi ahvenat kõige rohkem Peipsi peal püüda. Ja ma panen. Ma ei ole sellega saanud midagi. Ma olen ühe korda teda kasutanud. Siuksed tobeda värviga, aga ta peaks ka olema nii, et väikse keelega, et väga sügavale ei lähe. Mis nüüd? Kinni või? Kala. Tulevad nagu palgid, noh. Tuleb. Ta tuleb kuidagi imelikult. Just togimas käinud äkki. Kuskil külje alt. Käivad seda lanti togimas ja kaasa ujumas jäävad nii imelikult kinni. Nii. Paistab umbes samasugune kui eelmine. 54. Ühe võiks võtta ka. Aga üldiselt on mul niimoodi, kui ma saan kala ja teise õngega ei tule samal ajal, siis ma vahetan selle landi ära. Sest et ilmselgelt see ei paku neil huvi. Vaat siukest prooviks. Et seal paistab juba Ulila sadam. Aga natuke vara on ära lõpetada asju. Et ma lähen, sõidan sinna Emajõkke tagasi Suudmesse ja tulen ühe korra veel.
nii, kala. Tundub siuke päris normaalne. Aga nad on siiamaani kõik tulnud siuke, oo jumal suur, vaatad, ei ole. Ei paista suur olevat. Vaadata on jälle siuke imelikult kinni võtnud külje pealt kuskilt. Ei ole imelikult. Täitsa tavaliselt. Aga suurem natuke kui eelmised. Nii, mis ta meil siin on? 59. Aga see on jämedam kui eelmine. Isegi on kaal kaasas. Palju ei kaalu. Kilo 360. Käib küll. Üks viimane landivahetus on enne lõppu. Päike tuli ka välja. Tundub, et see ei teinud olukorda paremaks. Natuke on veel minna. Kuidagi olen ühest konksust ilma jäänud. Täis mul korragi jäi kinni. Ma ei tea, mismoodi see konks ära sai murduda. Et selles mõttes, et ennem peaks igasugused muud asjad katki minema. Ja kui seal on kala, siis seal on ainult 2 konksu, vast peab vastu. Ei, ongi kala. Oi, kui väike. Leidis need 2 konksu ülesse. Püüab 2 konksuga ka. No nii, sadam paistab, et tänaseks siis trip läbi. 2 korda edasi-tagasi, mõlemal korral 2 kala. Ma arvan, et võib täitsa rahule jääda. Kas nüüd jõuab veel Peipsi peale enne kui jää tuleb? Ei oska öelda. No võt, see on nüüd siin heina vedanud viimased meetrid. Eks näha. Aga mis muud kui järgmise korrani.